toas on samuti beežid seinad ja beež lagi. Küll aga, et sellist pehmust natukene lapsemeelsemaks muuta, kombineerisin siis eritellimusmööbli IKEA mööbliga. Siin on peamiselt kasutuses helesinised ja beežid valged toonid. Kapp on tehtud siis mitmest ukse osast, et lapsel oleks lihtsam avada. Samuti need käepidemed on väga lapsikud, aga lapse kasvades on neid käepidemeid väga lihtne välja vahetada. Ukse kõrgus on madalam ja tänu sellele saab laps ise mugavalt neid sahtleid avada ja kõik oma riided siia peitu pista. Siinpool on jäetud siis riideputoru, kuhu ta saab oma riideid riputada ja üleval on riiulid, kuhu saab siis lapsevanem aidata kõik asjad ära panna. Siin toas, nagu ma mainisin, on kombineeritud IKEA ja eritellimusmööbel. IKEA mööblivõlu seisneb selles, et siin saab siis kõiki neid sahtleid mugavalt paigutada. Lisaks see tahvel, kuhu saab panna nii konkse, lõkse, topse, kõik, mis on siis seotud lapse hobide ja tegevustega, saab siin eksponeerida. Pluss sellised nüansid, nagu ma ei tea, pliiatsid, värvimisvahendid. Väga oluline, et loomingulised töövahendid nagu pliiatsid, vildikad, akvarellid oleksid nähtaval kohal, sest nad suunavad last tegutsema ja rohkem siis loovate asjadega toimetama. Et kohe siin selle tahvli kõrval on olemas lauake, mida saab reguleerida vastavalt lapse vanusele ja vastavalt tegevusele, sest mingeid asju on mugav teha siis tasapinnasel laual ja näiteks joonistada on tore, kui laud on väikse nurga all. Samuti peab olema valgus. Siin me siis kasutasime põrandalampi ja saab siis seda valgust mugavalt reguleerida. Ja kohe siin laua juures on väike voodi, mida saab samuti reguleerida ja kui laps kasvab, siis minu mõte oli, et see laud tuleb akna alla ja akna all olev tugitool võib minna alla korrusele. Et tugitooli funktsioon on siis praegu lapsevanemale, et ta saab seal rahulikult istuda ja lugeda õhtul muinasjuttu. Küll aga lapse kasvades see tugitool võib-olla enam ei ole siin nii oluline, saab panna laua akna alla ja tugitooli kangas on diivaniga täpselt samast kangast, ehk siis ta sobib suurepäraselt ka allkorrusele. Riiulid on toodud samuti alla, et laps saab ise siis raamatuid võtta ja sättida. Lisaks minu arvates on raamatud nii ilusad, et on tore neid niimoodi eksponeerida ja nad mõjuvad siis ruumi dekoori osana.